Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist väljamõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tänases saates on meil külas väga inspireeriv 24-aastane noorema, kes oma esimese lapse sai 19-aastaselt, teise lapse 21-aastaselt ja 23-aastaselt koguni kaksikud. Selle kõige kõrvalt on ta jõudnud lõpetada gümnaasiumi, töötada mõnes ettevõttes ja luua 2 iseenda ettevõtet. Sellest, kuidas see kõik võimalik on, me temaga räägimegi. Tere tulemast, Arabella Aho-Tops. Tere! Kas oled kunagi ennem podcastis käinud? Ühes olen ja... Mina olen ka käinud. Aga kas oled mõnda podcasti ennem juhtinud ka? Seda ma ei ole. Ja arvatavasti ei tee ka kunagi. Mina ka ei ole. Nii et siis me oleme... Pinge peal, jah. Ja nüüd me oleme siis koos alustajad ja vaatame, kuhu see meid siis viib. Aga alustame päris algusest. Alustame. Nimi, Arabella Aho-Tops. Õige? Just. No, näed, väga hästi läheb juba. Juba läheb väga hästi. Sa oled 24-aastane. Ja. Esimese lapse said 19-aastaselt. Ja. Teise lapse 21-aastaselt. Ja. 3. ja 4. lapse ehk kaksikud said 23-aastaselt. Just. 6 enne sünnipäeva. Siis on juba 24. Ja selle aja jooksul oled sa lisaks jõudnud lõpetada gümnaasiumi ja käinud ülikoolis. Ja töötanud mitmes ettevõttes. Ja loonud 2 ettevõtet, ehk et sotsiaalturundusettevõte ja veel e-poe. No nad on nagu ühe ettevõtte all, aga jah, pigem nad on nagu 2 eri asja, aga lihtsalt Eestis on see OÜ-tamine väga kerge, et kõik saab ühe asja alla panna. Las nad olla siis koos. Ja sinu puhul peab mainima ka seda, et lisaks sellele sa said ühe väga raske diagnoosi ja seljatasid ühe väga raske haiguse teismehe eas veel. Ja, siis ma olin 14. Et see oli väga ammu. Nüüd juba 10 aastat tagasi. Nii et jah. No ühesõnaga palju on juhtunud. Väga palju on juhtunud. Sinu elus on juba praeguseks hetkeks juhtunud palju rohkem kui enamus inimestel kogu eluaja jooksul. Ja ma mõtlesin seda juba 10 aastat tagasi. Nii et nüüd on juba jah. Kas sa ise tunned ka, et sinu elu on kuidagi teistsugune kui teistel? No mul on alati nagu see mõte peas, et mu elu on nagu mingi seebiooper, et kogu aeg midagi toimub ja kõrvaltvaatajatele tundub see üldiselt samamoodi, aga võib-olla asi on nagu mu isiksuses ka, et ma nagu ei oska paigal püsida, et kogu aeg peabki midagi toimuma, muidu hakkab igav, et muidugi mõned asjad ei ole olnud minu otsustada, mis on juhtunud, aga eks ta on kõik nagu niimoodi kaasa aidanud sellele, kus ma siis praegu olen jõudnud, et jah, paigal ei oska püsida. No kuna me oleme Lasterikaste Perede Liidu podcastis hetkel, mille nimi on Sumin, siis ma alustan seda vestlust siis lastest, et kui sa 19-aastaselt või 18-aastaselt said teada, et sa ootad last ja sul oli gümnaasium veel pooleli, mis tunded sind valdasid? No ma mäletan väga hästi, et mul oli esimene nagu prioriteet oli ikkagi kool ära lõpetada, aga mul oli väga suur hirm, et ma ei saa sellega hakkama ja enamus sellest hirmust oli nagu siis sellepärast, ma käisin eliitkoolis, ma mõtlesin, et kuidas see nagu õpetajatele meeldib, direktorile, et nagu mis see mainele teeb ja see oli mu murekoht ja siis ma rääkisin õpetajatega ja kõik olid nagu väga selle poolt, et ma ikkagi lõpetaksin seal. Mul oli mõte, et võib-olla ma vahetan kooli, siis lähen teen mingi sükse, kas või täiskasvanute gümnaasiumis või kuskil, et teen lihtsalt nagu need lõpuklassi ära, aga kõik olid väga toetavad ja nagu aitasid mind palju, et sain ilusti hakkama. Kas su laps sündis ennem, kui nii-öelda ametlik kooli lõpp oli või? Ja enne. Enne eksameid sündis ja siis veel peale sünnitust ma käisin matemaatikakursustel edasi, et ma saaks ikkagi selle eksami tehtud. Eesti keele eksamid tegin niimoodi, et vahepeal käisin pumpamas teises ruumis ja nagu sain kõik tehtud, et ma ei tea. Kuule, aga kui ma mõtlen ise enda peale pärast sünnitusi, siis minul on hästi raske tavaellu kohe nagu naasta, sest kuidagi see koht, kus ma olen, on nii teistmoodi ja
ja kõik ülejäänud asjad tunduvad ka suhteliselt sellised, et nad ei huvita mind väga. Et kuidas see sinu jaoks oli, kas sul oli samad tunded, oli sul raske ennast motiveerida? Ei olnud raske, sellepärast, et minu jaoks oligi see nii motiveeriv, et kõik arvasid, et ma ei tee seda ära, sest et et nii noorelt saad lapse, on ju, siis enamusel pigem jääb nagu see haridus ja kõik muu kõrvale, aga mul oligi nagu see mõte, et minu laps motiveerib mind ja ma teen seda tema jaoks, et olla eeskuju. Et kui kunagi nagu tema tahab, ma ei tea, kooli pooleli jätta või mida iganes, et siis mul on nagu öelda, et mina tegin niimoodi ja mul oli nii raske, aga ma sain ikka tehtud, et oleks nagu mingi motivatsioon ja eeskuju. Et sellepärast ei olnud nagu keeruline. Aga kes sind aitas, sest tõenäoliselt pidi väga palju sind aitama, kas... Vabandust. Ja mul oli väga palju abi. Mu ema aitas mind, mu vanaema aitas mind ja mees aitas mind, et ei olnud nagu üldse probleemi, kui oli vaja kursusel käia, kui oli vaja eksamil käia, siis hoidjaid alati oli õnneks. Et jah, no see tugigrupp on ja väga oluline. Ükskõik mitu last sul on, ikka võiks olla keegi abis. Aga kas ma nüüd ei teagi kumba küsimust esimesena küsida, ma tegelikult tahaksin jõuda sinu mehe juurde, aga ma enne küsin ära selle, et jõuame siis kohe mehe juurde. Kas sinu mees oli selle mõttes, ega te koos ei käinud ju koolis, kas tema on natukene vanem? Ta on vanem, jah. Aga kuidas teie tutvusite? Tinderis. Jah, ega mingit pikka lugu polegi, Tinderis tutvusime ja siis veel, kui ma sünnitasin, siis ta oli kaitseväes ka natukene, niimoodi poolelt juba hakkas lõpetama ja siis paar nädalat peale sünnitust ta oli juba kodune ja siis jah. Aga kas te olite ennem kaua aega tuttavad siis juba või suhteliselt ruttu tuli laps? Ehk et teil sellist päris kahekesti oleku aega on olnud siis vähem enne lapsi, on ju? Aga kas see esimene laps, tema nimi on Tom? Jah. Kes on nüüd 4-aastane. Kas ta oli selline beebina pigem rahulik ja hästi selline emmele ka omalt poolt toeks või mitte? Oi, ta oli ka väga halb magaja, ta oli väga aktiivne ja esimese lapsega oli nii halb kogemus selles mõttes, et tõesti pani kannatuse proovile ja esimesed 6 kuud ma ei saanud magada, ma ei saanud nagu mõeldagi oma asjadele, et väga raske oli, aga nüüd ta on juba tubli poiss. Aga kas siis, kui sul oli nüüd kool lõpetatud, kas siis sa said olla temaga ise nii-öelda rohkem, nagu öeldakse, kodune või läksid sa siis kohe ülikooli edasi? Ei, ma olin esimene aasta olin kodune, mul oli mees ka kodune, et ta tegi kodus tööd ja olimegi koos lihtsalt kodus, niimoodi oli väga tore, et ma ei olnud nagu kunagi üksi, vaid me olime kogu aeg koos, tegelesime kõigega koos ja kui mul oli vaja, siis ma sain nagu käia väljas, ma ei tea, tuulutada pead, et mees oli ka kogu aeg olemas. Ja siis, kui ta oli 1,5, siis ma panin ta sõime ja läksin ülikooli, aga siis ma jäin juba uuesti rasedaks. Nii et läksid ülikooli ja siis tegelikult said juba suht kohe teada, et sa ootad järgmist last. Jah, aga tegelikult me ootasime väga kaua teist last, ta ei otsustanud meie nii ruttu tulla ja ma juba mõtlesin, et okei, vahet ei ole, et ärme siis rohkem proovi, et ma teen ülikooli ära ja siis proovime uuesti või vähemalt 1 aasta. Ja siis tuli 2 tripu ja mõtlesin, et okei, et ma teen nii palju, kui jõuan ülikooli ja siis võtan akadeemilise ja nüüd see on mul akadeemiline praegu siiamaani. Kas te soov oli see, et oleks hästi väikese vanuse vahega lapsed, et nad saaksid koos mängida ja koos kasvada? Just. Et ma mõtlesingi, et pigem nagu nii-öelda siis korraga ära teha, et mõlemad on väiksed, kui on väike vanuse vahe, siis nad leiavad rohkem ühiseid huvisid ja ongi, et saavad koos üles kasvada, alati on nagu mängukaaslane olemas ja kui nad on natuke suuremad, siis mul on juba aeg nagu kas siis ülikooli teed jätkata või nagu oma asju teha, et karjääri mõttes. Kas sa siis teise lapse kõrvalt käisid ülikooli lõpuni ehk 3 aastat? Ei käinud. Ma võtsin ka akadeemilise, kui ta sündis ja siis siiamaani olen akadeemilisel. Oota, aga millal sa nüüd neid ettevõtteid jõudsid veel teha või see nüüd meil kronoloogiliselt alles liigume sinna poole? No peale teise lapse sündi
otsustasin jah, et ma teen, et ma hakkasin Instagrami nagu koostöödega tegelema juba varem, aga kuna jälgijaskond nagu hakkas kasvama ja ma mõtlesin, et ma saaks sealt nagu siis nii-öelda raha ka teenida mingite koostöödega, siis ma otsustasin, et ma teen ettevõtte ära ja esialgu see oligi siis ainult nagu selles mõttes, et ma saaks arveid esitada. Aga mida aeg edasi, mul nagu tekkis rohkem vaba aega ja siis ma mõtlesin, et ma teen siis pakun siis sellist turundust nagu teistele ettevõtetele ka, et või teen mingeid kujundusi või reklaame või midagi sellist. Et siis mingi aeg tegelesin sellega juurde ja siis läksin tööle ka. Ma läksin tööle, kui mu teine laps oli 5-kuune, et ta oli väga väike, aga jällegi väga hea kogemus oli ja ma tundsin see hetk, et ma olingi nii kaua juba nagu kodus olnud selles beebimajanduse sees, et mul oli vist vaja mingit väljundit, et kuidas nagu ikka veel endasse uskuda, et ma olen nagu võimeline midagi rohkemat ka tegema. Ja siis ma käisingi tööl natuke aega, sain aru, et ma ikkagi tahan lapsega kodus olla. Tulin töölt ära ja siis kuni ta sõime läks, siis olin kodus jälle temaga ja tegin kodust nii palju, kui jõudsin siis oma ettevõttega asju. Sa läksid tööle, kui oli teine laps 5-kuune aga kes siis lapsega oligi abikaasa? Lapsehoidja. Lapsehoidja. Siis me võtsime lapsehoidja, et ma käisin ikkagi suht suure koormusega tööl, et mees peab ikkagi tööd ka tegema, ta ei saa kogu aeg lapsega tegeleda ja siis võtsime lapsehoidja. Aga siis sa said aru, et sa ikkagi tahaks olla kodus ja. Kaua sa jõudsid tööl käia? 5 kuud äkki, midagi sellist. Võib-olla isegi natuke vähem, ma ei mäletagi täpselt, aga jah, nagu siis ma otsustasin, et ma ikkagi pean natuke veel kodus olema, et mul ei olnud alguses süümepiinu nagu väga hulle, ja ma ei kahetse ka, et ma läksin, aga ma olen väga õnnelik, et ma tulin ära ikkagi ja olin nagu selle viimase aja siis nagu temaga koos kodus veel. Kas siis suurem käis juba lastes ja sa olid tegelikult nagu kodus rohkem temaga, on ju? Jah. Aga kuidas need 2 last, kui sa mõtled nende beebiaja või selle väikesema aja peale, kas nad erinesid oma vahel? Ja Sassu on siis teine laps ja ta oli väga hea magaja, ta on siiamaani väga hea magaja. Beebina ta oli väga rahulik ka, nüüd ta enam nii rahulik ei ole, aga ta oli ma ei saa öelda, et nagu parem laps, sest kõik lapsed on väga toredad, aga ta oli selline rahulikum ja ta jäi ise magama, mis oli minu jaoks täiesti, et kuidas üldse võimalik on, ma ei teinud mitte midagi teistmoodi. Ta lihtsalt oli kuidagi võib-olla sai aru, et pojal oli nagu, ma esimesel lapsel oli nagu nii traumeeriv kogemus minu jaoks, et annab nüüd mulle nagu rahu. Rehabiliteerima. See on väga huvitav, sest mul on väga natuke sarnane lugu, et mul oli ka esimene laps poiss ja minu meelest ka see magama minek oli igavene jama. Minu meelest me jaudasime lõuna ajal ja õhtuti tundide viisi aastaid, ma ütleks, või aasta vähemalt. Ja siis mul tuli teine laps, tüdruk, kes oli täpselt siuke, et vabandust, ma olen väsinud, ma lähen magama. Okay. Et kuidas see nagu üldse võimalik on? Aga äkki nad lähevad selle esimese tuules natuke või? Et vaatavad, sest selle aja peale ma mõtlen, kui minu Natali, ma arvan, oli aastane või nii, siis Hugo oli ju 3 ja Hugo juba ju magas ise, siis paremini ikkagi ma arvaksin. Ja siis see Natali läks nagu magama sellepärast, et tema järgi. Võib-olla tõesti. Mul tundus, et tema tegi kõiki asju mul Hugo järgi. Et kui Hugo hakkas riidesse panema, siis ta oli jumala pärast esimesena riides, et mitte maha ei jääks. Kõik käib venna järgi kogu aeg. Selles mõttes on väga, väga tore. Et teised lapsed õpivad palju kiiremini kõik asjad selgeks, sest et vaja nagu järele jõuda ju. Et seda küll, jah. Aga kuidas nad omavahel, tollel ajal olid, ma veel kaksikud jätan välja, et kas nad pigem, kas oli ikkagi sellist legoga pähe löömist ka? Ei ole üldse olnud, kusjuures nad on nagu väga hästi läbi saanud. Muidugi mingid kakluseid on, nüüd on neid palju rohkem, aga see aeg, kui Sassu 1-2, niimoodi absoluutselt nagu nii hästi said läbi. Mul oli kergem, kui nad olid koos, kui see, et nad olid üksi. Et nad nagu lahutasid teineteise meelt, nad mängisid väga ilusti koos, lohutasid teineteist, et nagu see on super. Aga praegu ma pigem ütleks, et mul on kergem, kui nad on nagu lahutatud niimoodi, et ma olen ühega korraga, sest et väga palju kaklusi tuleb sisse, neile ei meeldi samad asjad, et erinevad multikad, erinevad mänguasjad, kõik peab nagu erinev olema, aga samas on mingid asjad, et kui õde mängib, ma tahan ka seda.
kohe siis, kui tema mängib. Ikka on jah. Et noh, selline paras kaos on praegu, aga ma loodan, et see on siuke ealine iseärasus. Kuule, aga jõuame siis nende kaksikuteni ka, et kas te siis mõtlesite seda, et teeks siis 3. pesamuna ka, jah? Jah, aga see oli niimoodi, et mina vandusin, et ma ei taha rohkem lapsi, et 2 on kõik ja... See on ka väga tuttav mulle. Mul on ka nüüd 3 last, aga jah, mul on ka meeles see, et ei, kahjuks rohkem ei ole. Ja, aga see oligi, ma arvan, et enamus emadest on kogenud seda, kui see viimane pesamuna siis läheb sõime ja sa oled lihtsalt, et okei, nii hea, ma saan nüüd oma aega, aga samas ma tahaks beebit, ma tahaks veel seda tunnet tunda, et mul on väike beebi ja täpselt nii oligi, et Sassu hakkas sõime minema ja siis ma ikka tahan 3. Aga ma ei julgenud sellest kõva häälega üldse rääkida, sest ma teadsin, et ma olen kõigile öelnud, ma ei taha 3. Ja ma mõtlesin, et ma panen kõik oma sotsiaalmeedia lihtsalt kinni, sest ma ei taha seda, ma ütlesin sulle, ma ei taha seda kuulata, ma mõtlesin, ma ei suuda, et kui ma jään rasedaks, et mis siis saab, kõik on nagu mul kaelas selle lausega. Aga siis ma mõtlesin, mis seal ikka inimestel on õigus ümber mõelda, et kui ma tahan, siis ma tahan. Keegi ei pea neid minu eest üles kasvatama, ma ise kasvatan nad üles, on ju. Aga see kuidagi see juhtus väga kiirelt kõik, järsku olid kaksikud. Selleks ma ei olnud valmis, et 4 last ma ei tahtnud. Kuule, aga mina tahaks seda hetke teada, et läksite arsti juurde ja arst ütles, et ta kuuleb nüüd 2 südamelööke niimoodi, jah? No mitte päris nii ei olnud, et arst nagu vaatas ultraheliga ja siis ta oli vait hästi pikalt ja mul oli juba hirm sees, et issand, äkki ma ei ole rase, äkki mul on mingi süst või mida iganes, et äkki on mingi mure, sest et ta nii kaua vaatas seal ringi ja ta oli vait nagu terve aja. Ja siis ma okei, no ma ei tea, et äkki võiks juba midagi öelda ja siis ta lõpuks ütles, et no, et mina näen siin 2. Ma hakkasin nutma, ma olin lihtsalt, et see ei ole võimalik. Mees hakkas naerma täiega. Ja kõige naljakam selle juures on see, et samal hommikul, enne kui ma sõitsin arsti juurde, ma kirjutasin oma parimale sõbrannale, et ma nägin unest täna, et ma saan kaksikud. Et ma olin arsti juures ja arst ütles, et ma saan kaksikud. Okei, see on päris hea lugu. Ja mul oli isegi nagu, ma tegin telefonis selle kuvatõmmise sellest, et nagu kuidas see võimalik on, saatsin sõbrannale peale ultraheli, et ma reaalselt nagu nägin ju seda ette, ja me veel naersime nagu seal samal hommikul. Et hea nali on. Ja nali, et see küll, nagu see oleks viimane piisk lihtsalt ja see küll puuduks. Ja nii oligi ja siis me istusime autosse peale seda ja muidugi siis arst loetles, et palju rohkem riske on ja siis ma väga kaua ei julgenud eriti kellelegi öelda, sest et nad olid 1 munaraku kaksikud, et seal on väga palju riske ja siis ma mõtlesin, et no kuidas see võimalik on, et jälle nagu mingist filmist, et mis mõttes ma olen nagu nii palju läbi elanud ja okei, ma tahan 3. last, vahepeal ikka tahad 3. last, et see on tavaline, et miks neid 2 tükki korraga peab tulema. Et jah, see oli väga suur šokk meie jaoks, aga no nüüd ei kujutaks ette jälle, et oleks ainult 1. Aga kas sinu abikaasa, kuidas tema siis suhtus, kuidas ta üldse nagu on suhtunud kõigesse sellesse, et teeme teise lapse väikse vahega ja teeme 3. väikse vahega? Ta on väga toetav, ma ei tea, kas ta nagu teist last me mõlemad väga tahtsime ja ootasime, 3. oli niimoodi, me olime nagu rääkinud sellest, aga meil ei olnud nagu mingit niimoodi, et mõlemad väga-väga tahame ja ei olnud ka seda, et kumbki üldse ei taha, vaid lihtsalt nagu olid hetked, kus vanemad lapsed nagu said hästi läbi ja siis oli, nii tore, kui neil oleks 3, aga samas oli hetke, kus nad täiega kaklesid ja siis mõtlesid, issand jumal, kui seal veel 3 oleks juures. Aga sellele uudisele ta reageeris nagu väga positiivselt, ta oli väga rõõmus ja et järelikult see oli mingi märk, et pidi lihtsalt tulema rohkem lapsi. Aga kui sa nüüd võrdled esimese lapse ootusaega, teise lapse ootusaega ja nüüd kaksikute ootusaega, et kuidas need rasedused erinevad on olnud? Aina raskemaks on läinud, aga samas see on arusaadav ka, et ega ees on ju lapsi, samas, kelle ees sa pead juba hoolitsema. Esimese rasedusega sul ei ole seda, et sa saad lihtsalt istuda ja chillida ja olla. Teise lapsega juba sul on 1 laps, kelle eest hoolitseda, ta ikka tahtis süles olla ja tegelemist ja teine laps oli palju suurem ka sündides, ehk siis rasedus oli kehale palju kurnavam ja muidugi 3. oli siis nagu veel hullem, sest et siis oli 2 last kõhus ja stressi oli palju rohkem, hirme oli palju rohkem ja väga, väga kurnav oli, et nüüd ma võin küll öelda, et never again,
ma ei suudaks, kui mul veel üks paar kaksikuid tuleks, ma lihtsalt lõpetaks hullumajas, ma arvan. Ikkagi elu nagu filmis ju. Aga sünnitused, kuidas sul need on olnud? Kõik on nagu hästi läinud. Esimesed 2 ma sünnitasin ise ja mingeid nagu traumasid mul sellest ei ole ja siis kaksikud tulid keisriga, et see oli juba nagu plaaniline keiser, sellepärast, et nad ei suutnud otsustada, mis pidi nad seal kõhus tahavad olla, et nad kogu aeg keerlesid ringi ja siis otsustasime, et teeme plaanilise keisri ja hea, et tegime, sellepärast, et Amira nabanöör ei olnud platsenta küljes või tähendab platsenta küljes, vaid ta oli selle lootekesta küljes, mis tähendab, et kui ma oleks ise sünnitanud, siis tegelikult seal oleks võinud nagu väga halvasti asi minna ja väga suur verekaotus, et ta oleks rebinud selle lootekesta nagu täiesti katki. Et, aga see ongi nagu huvitav, et seda nad nägid alles peale keisrit siis. Ehk et ultraheliga ja niimoodi vaatamisega sai välja. Et seal oli see, et naistearst alati nagu vaatas, et ta ei leia nagu selle Amira nabanööri nagu, et kus see kinnitub, et võib-olla on natuke lühem või võib-olla ta on kuskil seal platsenta nagu taga, aga jah, et ta kunagi nagu ei leidnudki seda üles, mõtles, et ei ole hullu, et nad kasvasid õnneks enam-vähem samas tempos, kuigi Amira oli alati väiksem, ta sündis ka nagu 400 grammi väiksemana ja siis sünnitusjärgses kontrollis ta ütles, et see on tegelikult uskumatu, et ta nii hästi üldse kasvas, et nagu kui ta oleks vähem kasvanud, siis kindlasti oleks nagu uuritud rohkem, et miks, et kus see nabanöör siis nagu on. Et jah, aga keisri kogemusega ka midagi halba ei ole öelda, et väga hästi läks ja sain ilusti püsti ja kas seal on see taastumine võtab siis kauem aega tegelikult pärast? Öeldakse jah, aga ma nagu ei nõustu. Ma arvan, et see on võib-olla kõigile erinev. Ma ütleks, et minu jaoks on nagu loomulikest sünnitustest raskem olnud taastuda. Just see nagu istumise pärast ja kõndimise pärast, et mul haav nagu keisrist üldse ei valutanud. Ma sain kõndida täiesti normaalselt, et võib-olla jah, väga süge isiklik nagu kogemus, et kõigil on erinevalt. Aga sinu enda keha tagasi päris sinu enda kehaks taastunud on, ma vaatan nagu väga hästi. No jaa, eks võib-olla kõrvalt vaatajale tundub, aga ega ma ise nagu 100% rahul ei ole, sellepärast, et see kõht oli ikkagi meeletult suur ja see nahk oli juba nii viimase vindini veninud, et ega ta nagu 100% tagasi ei lähegi. Aga see on nagu väike hind, mida maksta selle eest, et 2 tervet beebit tulid korraga. Aga nagu nii-öelda kaalu mõttes ja nagu see üldfiguur nagu mul on õnneks alati suht kiirelt tagasi läinud peale sünnitusi, aga ma olen nii noor ka, et ma eeldasingi, et läheb ja ma oleks olnud pigem pettunud, kui ei oleks läinud, aga samas ma ei ole midagi nagu teinud selleks, et ta läheks, et ta lihtsalt geneetiliselt võib-olla ongi lihtsalt mul nii, et läheb. Aga sa oled ju rinnaga toitnud ka, on ju? No mina olen selline taskufilosoof, et minu teooria on see, et see rinnaga toitmine ongi oluline selleks kaalu taastumiseks. Kõht lähebki, need emaka kokkutõmbed on alguses palju tugevamad ja kõht läheb kiiremini tagasi, kui on see imetamine, jah, aga et ma ei tea, kas see on kuidagi päriselt aga õige, samas aga ma söön nii palju, kui ma imetan. Enam ma ei imeta, aga ja, et nagu ma arvan, et need kalorid nagu tasakaalustavad ära selle kogusega, mis ma söön. Et ma ei tea, kas see nagu on sellest. Aga kui kaua sa teisi lapsi esimesi imetasid? Poega ma imetasin 4,5 kuud ja siis tal tulid hambad ja siis hakkas mind hammustama ja siis see lõppes ära. Aga teist last ma imetasin 11 kuud või isegi peaaegu aastaseni, 11 kuud umbes niimoodi. Isegi töö kõrvalt ma imetasin ja tööl pumpasin ja läksin koju, et nagu ta oli põhimõtteliselt ainult rinnapiima peal. Ja nüüd kaksikutega 4 kuud pidasin vastu. No, kuidas see kaksikute imetamine välja näeb? Täielik fiasko lihtsalt, see on nagu enamus ajast ma üritasin ikkagi eraldi neid imetada. Paljud soovitavad nagu samaaegselt, aga nad lihtsalt veerevad ühele poole, veereb teisele poole ja siis üritavad kuidagi neid kinni hoida ja see on nagu see on ka jälle hea film minu meelest. Just, ja see on nagu nii stressirohke, et ma ei tea, ühe läheb piim kurku, mida sa teed, kuidas seda sülle võtad samal ajal, sa pead teist kinni hoidma, et jah, kui nad hakkasid nagu aktiivsemalt nagu liigutama ennast selle padja peal, siis ma ütlesin lõpuks, ma ei suuda enam, et see on nagu, ja see oli vaimselt nii väsitav, et kogu aeg nagu keegi oli su küljes ja ühega on see, et okei, ta on nagu imetab ära, siis paar tundi ei imeta enam, aga kui sul on neid 2
kogu aeg keegi tahab süüa või keegi tahab lohutust või no lutti nad ei võtnud ja siis ma olingi nagu ma tundsin, et see ei ole enam minu keha, see on nende keha ja palun väga, ma võin siin istuda, aga ega must eriti mingit muud kasu ei ole. Et jah, aga no ma tundsin, et ikkagi natukene mõned kuud võiks nagu vastu pidada, et see on ju ikkagi lapsele väga hea, et kui tuleb piima, et siis võiks seda kasutada. Aga räägi mulle veel, kuidas kaksikute magama panemine näiteks välja näeb? Üks korraga. Väga pikalt sai nii, et oli 2 korraga mõlemale niimoodi, et mina olen keskel, lapsed on kõrval, suures voodis, pudelid suhu ja siis jäid magama. Suht pikalt oli niimoodi. Aga nüüd on ikka niimoodi, et Aurelia võtab lutti, tema jääb niimoodi, et pudeli ära, lutt suhu, jääb magama. Amiraga on natukene keerulisemad lood. Tema lutti ei võta, magama ta jääda ei taha, keerab kogu aeg kõhuli, kui jääb magama, siis hakkab naerma, et siis lõpuks see lõpeb mingi süles kussutamisega või midagi. Et Aurelia juba ammu magab on ja siis Amiraga käib ikka meil. Ja, alati on niimoodi. Aga samal ajal need suured lapsed lähevad ka ju kuidagi magama? Nemad lähevad hiljem. Aha. Et meil ongi niimoodi, et alguses kaksikud ja siis suuremad, aga suuremad lähevad koos magama, et nendega ei ole niimoodi, et paned tund aega ühte, siis paned veel tund aega teist, et siis me jõuakski kuhugi niimoodi. Kuule, aga räägi, kuidas see päevaplaan teil välja näeb, et nüüd mõtlen näiteks täna, kui sa ei oleks siia tulnud, kuidas siis oleks olnud, mis kell te hommikul tõusete ja mis siis juhtuma hakkab kõigi lastega? No reaalselt iga päev on täiesti erinev, et mitte mingit rutiini ei ole. Kui on üks rutiin, siis jääb keegi haigeks ja jälle on nagu kõik. Et kui on lasteaiapäev, siis on üldiselt rutiin see, et me kõik ärkame ja Indrek viib lapsed lasteaeda, tuleb koju, teeb tööd ja lihtsalt olemegi, kuni uuesti suuremad tulevad lasteaiast tagasi ja sööme ja kas nemad käivad omavahel ühes lasteaias? Jah. Aga praegu on kõik lapsed kodused ja tänane hommik oli selline, et Aurelia ärkas väga kõva kisaga mingi kella 6 paiku, äratas kõik teised ülesse ja siis Tom ja Sassu tulid oma toast, ütlesid, et meid äratati ülesse, et meie nüüd magama tagasi ei lähe. Siis ma läksin nendega nende tuppa, õnneks jäid magama tagasi ja siis mingi hetk oli juba suurem poiss üleval, läksime alla, siis ärkasid jälle kaksikud, et ma ei tea, mul on vahepeal siuke tunne, et kõik need päevad on nagu konstantne kellegi magama panemine. Et kaksikud on nii väiksed, nad magavad nii palju, 3 korda lõunal on ju, või 2-3 õhtul, et kogu aeg kedagi pead magama panema. Ja magavad toas on ja, et mingi väljas kärutamist. Nad ei maga kärus. Et see on ka nagu üks asi, et ma olengi nagu seal 4 seina vahel kinni, sest et nad ei maga kärus, neile ei meeldi turvahellis, et nad on väga nagu väga dramaatilised neiud. Kuule, Arabella, aga sa oled ise 24-aastane, et kas sinu tutvusringkonnas, sinu sõbrannadel on ka kõigil 4 last? Mitte kellelgi ei ole. Mitte kellelgi ei ole, aga räägi siis, kuidas... Peab kui üks on. Isegi jah? Jaa. Aha, sest minule tundub, et kui mina sain 27-aastaselt lapse, et isegi see tollel ajal oli nagu vara. Ja ma arvan, siiamaani on. Aha. Et sina oled selles mõttes tegelikult, nagu me siin räägime, et erandliku ehk teistsuguse eluga, ehk et sa oled oma vanuse hulgas üks väga väheseid, kellel on üldse lapsed ja veel nii palju lapsi. Et kas su sõbrannade ring on kuidagi muutunud? Mitte väga palju, kusjuures selles mõttes, et keegi mind kunagi oma sõprusringkonnast välja ei ole visanud, sellepärast et mul lapsed on ja nüüd on juba nii kaua möödas minu esimesest lapsest, et vahepeal on nagu minu sõbrad ka mõne lapse saanud, mõnel ikka veel ei ole ühtegi, mõni alles on rase näiteks ja nii, aga ma ei tea, see ei ole väga nagu midagi mõjutanud ja need sõbrad, kes mul on nagu lastevabad, nendega on võib-olla isegi toredam vahel kokku saada, et saabki arutada teemasid, nagu mis ei sisalda mähkmeid ja mis käru on. Ja mis käru on, et ma saan ikkagi nagu nii-öelda noorte teemadega ka kursis olla, et nii-öelda 2 maailmast nagu elada, et see on minu arust tore siuke vaheldus. Aga kuidas sa aega leiad nende jaoks? Kas sa leiad nende jaoks aega? Leian aega või üritan vähemalt leida. Selleks ongi vanaemad, vanaisad,
mees. Aga kas te viite, näiteks vanaema on nõus kõik 4 last võtma? Ei, mitte keegi ei ole nõus kõike 4 võtma ja et siis sa jagad laiali? Ja ma jagan laiali, sellepärast, et ma isegi, nagu mul on raske 4 lapsega üksi, et kuidas ma viin vanaema juurde, et näed, võta nad kõik, et võib-olla järgmine aasta, kui kaksikud juba kõnnivad, et siis sa leiad nagu kõigile tegevusi, aga praegu on 4 nagu liiga palju, aga suuremad käivad paaris ja et kas lähevad vanaema juurde või aga kaksikud ei käi paaris veel? Kaksikud käivad ka paaris, ja, aga kaksikud ei olegi kuskil käinud. Kaksikud on jäänud 2 korda niimoodi, et mu meest ei ole ka nagu kodus, et meist kumbagi pole, et me oleme 2 välja läinud ja siis on olnud kas minu õde või siis Indrek õde oli oma sõbrannaga ükskord, me käisime pulmas suvel, aga seda ma olen ka nagu niimoodi jätnud, et nad juba on ööunes, et ma ei julge neid väga kellegagi jätta veel, sest ikkagi 2 beebiga on päris keeruline, pluss nad võõrastavad, neil on see periood praegu, et väga ei saagi kellegagi jätta. Aga kui sa mõtled oma sõbrannade elude peale ja iseenda elu peale, et kas sa tunned vahel ka seda, et sa oled millestki ilma jäänud või et ma tahaksin ka käia ja muretseda ainult iseenda asjade peale, et kus ma need paremad saapad nüüd saan või ma ei tea mida, on ju? Ja ma saan aru, nagu, mis sa mõtled, aga vahel ikka mõtlen, et jaa, tahaks ka lihtsalt olla niimoodi, et mul ei ole mingeid kohustusi, aga samas ma arvan, et äkki mu sõbrannad mõtlevad, et tahaks ka vahepeal, et mul oleks beebi ja et nagu teada, mis tunne see on, et nagu, et sul on oma väike inimene, et mõlemal nii-öelda elul on nagu oma head ja vead, aga samas ma ei saanud nüüd nagu nii noorelt ka lasta, et ma ei ole üldse mingit elu saanud elada, et ma ei tunne, et mul midagi nagu tegemata jäänud, pluss isegi kui mu lapsed juba koolis käivad, siis ma olen ikka nii noor, et ma saan kõike teha, ma saan reisida, et mul ei jää nagu midagi tänu sellele tegemata, et lihtsalt ongi valikute küsimus, et kas sa tahad seda enne lapsi teha või pärast lapsi või lastega koos, nagu mitu varianti on. Aga kuidas te oma abikaasaga aega leiate või kas teil on selline, et ikkagi iga reede või üle 2 nädala või kas üle 4 nädala me läheme 2 jalutama või kohvikusse või restorani? No peale kaksikute sündi ei ole väga seda kodust väljas 2 aega, et kodus ikka on kõik õhtud, me oleme ju 2, aga just seda väljaminekut sellepärast, et ma ei ole julgenud kaksikuid kellegagi jätta. Et 2 korda oleme käinud, väga tore on olnud, aga samas nagu me teame, et see on ajutine ja meil ei ole nagu mingit stressi sellepärast, et me ei saa olla kuskil väljas koos, sest et tõesti me oleme varem selle nagu läbi elanud, beebi ea on ju, et see läheb mööda, kui kaksikud on natuke suuremad, siis me saame jälle kõike teha koos, et meil ei ole nagu seda igatsust selle järgi ja meil on ikka kõik väga hästi, et te toimite nii-öelda perena ja, kõige just, rohkem, on ju? Just, ja et meid nagu ei sega see üldse ja noh, ma arvan, et kõige tähtsam ongi aru saada, et see kõik on ajutine ja noh, meil on kodus nii palju remonti, me olemegi väsinud ja me ei tahagi kuhugi välja minna, sest et ma ei tea, seinu on vaja pahteldada, on ju, et sellepärast me võib-olla meie vaheline dünaamika on nagu väga hea, et me saame ka aru, et ma ei pea mõtlema, et issand, et äkki ta nüüd ei armasta mind enam, sest et ma ei ole nagu mingi 5 nädalat meiki peale pannud ja pole temaga kuhugi läinud, on ju. Et ma tean väga hästi, et ta siiamaani armastab mind ja tal vahet ei ole, kas mul on meik peal või ei, et ta teab nagu, et see on lihtsalt selle beebi ja värgi pärast. Aga kuidas see koroonaaeg on mõjutanud, sest sinu lapsed on tegelikult nüüd ju võib-olla esimene ei ole päris sündinud koroona ajal, aga ikkagi suures osas kasvanud sellel koroona ajal, et sul tegelikult võib-olla ei olegi väga võrdluspilti, et kuidas ta oleks siis ilma koroona ajata, on ju? Ei, on ikka, ja sest et kui koroona tuli, siis Tom oli juba 2 aastat lasteaias. Aha, ikkagi siis. Et ikka on olnud, ja. Aga ma ütleks, et hästi on mõjutanud, et võib-olla nagu no see on kindlasti suur pluss, et mul on mees kodukontoris, et me saamegi kogu aeg koos olla. Ehk tegelikult enne seda isolatsiooni teil oli juba oma väike selline peaaegu sama formaat, et sinu jaoks väga palju ei muutunud. Ja ma ei ole väga
me ei ole üldse sellised inimesed, kes väga palju ringi käiks igal pool ja reisiks ja oleks, et me oleme mingisugused kodused ja tõesti väga palju ei olegi muutunud ja praegu ka nagu ma väga ei hakka nagu nende piirangute osas sõna võtma, aga ma ütlen nagu mul väga ei ole vahet, sest et ma niikuinii olen kogu aeg kodus nende lastega ja mees samamoodi, et meile nagu sobib ja siuke hea turvaline on oma kodus olla, et ja ma ei ütleks, et mul on nagu mehest närvid läbi, et ta kogu aeg on mul kõrval või teeb midagi valesti. Et ma olen nagu harjunud, et ta on kõrval ja mul on kurb, kui teda ei ole, kui ta käib vahepeal mingi kord kuus, käib nagu kontoris tööl, et siis ma olen kohe, et issand nii imelikult nagu üksi kodus olla, kuigi lapsed on ka, kõik on nagu, et tahaks, et tema ka kogu aeg juures oleks. Aga kui palju sa praegu oma karjääri asjadega saad tegeleda või tegeled või kuidas te seda jagate? Väga palju ei jõua tegeleda, et kui ma sain kaksikrasedusest teada, siis mingi hetk ma lõpetasin oma need turundusteemalised asjad ära, sest et ma lihtsalt ei jõua nagu klientidega praegu niimoodi tegeleda, aga e-poega ma tegelen nii palju, kui ma jõuan. Et ma aktiivset reklaami kogu aeg ei tee, kui mul on mõni nädal nagu natuke rohkem aega, siis ma teen mõne postituse või kui tuleb mingit uut kaupa ja nii, aga nii-öelda tasulisi reklaame, mida ma muidu teeks, kui mul oleks aega, siis praegu ma ei tee, sest et mul ei ole aega nagu tellimusi pakkida ja mul ei ole aega nagu selleks et sul on olemas nagu. On ju, ja kes teab, see tellib ja siis sa niimoodi vähehaaval jõuad need pakid posti viia. Ja, et ikkagi kui tuleb tellimus, siis ma samal päeval ikkagi panen teele, aga et ma ei planeeri mingit suurt sooduskampaaniat selleks ajaks, kui ma tean, et ma ei jõua sellega tegeleda, sest et ma ei taha, et keegi ootaks oma pakkide järel. Ja Instagramiga samamoodi, ega ma väga palju koostööd enam vastu ei võta, sest et ma ei jõua sellega tegeleda, et see võtab ikkagi nagu nii palju aega kogu see pildistamine. Et see ei ole ju niimoodi, on ju, et lihtsalt ühe klõpsu teed kuskil ära, on ju, vaid sa mõtled selle story sinna juurde, on ju, sa teed selle pildi, see võtab sul tegelikult terve päeva peaaegu ära. Ja vahel isegi rohkemgi, sest et lihtsalt kui ei ole ideid, mis sa siis teed? Sa pead ikkagi midagi välja mõtlema ja enamus kordadest ma ütlengi ei juba sellepärast, et kas mul ei ole aega või ongi, et mul ei ole nagu peas ühtegi ideed, kuidas nagu mingit X-toodet nagu näidata, kuigi isegi kui mulle meeldib, siis jah, et praegu nagu kõik see nii-öelda karjäärivärk on tagaplaanil, sest et tegelikult ma olen siis ju emapuhkusel, et ma võingi olla niisama, aga natukene ikka nagu teen tööd ka. Kas see kripeldab sind? Kas sa tahaks tegelikult tööd teha rohkem? Väga. Ma tahaks väga teha. Mulle väga meeldib töötada. Kas see on tegelikult puhkus on ju? Jah, minu jaoks on, nagu mulle meeldib, et ma saan, see ongi siis see nii-öelda teine väljund, et emaks olemisele lisaks, aga samas ma saan aru, et mul ei ole mõtet võtta nagu lapsehoidjad selleks, et lihtsalt istuda teises ruumis ja tööd teha, et praegu ma saan nagu lihtsalt olla ja kui kaksikud sõime lähevad, siis saan oma asjadega edasi tegeleda. Jätkad tegelikult sealt samast. Aga kas sinu eneseaeg, ehk et kas sellist aega, kus sa täiesti üksi oled ja midagi teed, kas sa vajad seda või kui palju sa seda vajad? Ja vajan ikka ja nii palju, kui mul on seda vaja, siis mu mees võimaldab mulle seda, et aga kas see reeglina ongi siis, et siis sa tegelikult teed tööd või? Jah, arvatavasti küll. See on sinu enda aeg on ju? Jah, et ikka tahaks mingit uut kaupa e-poodi või mõtlen mingi koostööde peale, et mingit sellist full mediteerimist nagu, või mediteerimist ei ole mul kunagi olnud, et aju ikka ju töötab, seda ei saa puhkusele saata, aga lastest ikka on nagu, mitte nagu ei ole puhkust vaja, vaid lihtsalt korra ära käia, et siis rõõmsalt tagasi tulla. Sest sa ei jõua kogu aeg anda, kui sa ise pead ennast väga laadima. Ma ei saa nagu vastu mitte midagi selle eest, et sellepärast jah. Aga vahepeal on nagu selleks isegi mingi 5 minti vaja, et ma lähen lihtsalt aeda, teen ühe väikse tiiru lihtsalt oma ette ja et see ei võta palju aega, et uuesti täis laadida ennast. Ja kui mehel on vaja, siis ta võib ka, aga tal väga ei ole vaja. Ta on nii rahulik inimene, et tal on nagu suht sobib sinna kaosesse ja mina olen selline pigem närviline pool meie peres, et ma võtan kõike väga hinge ja kui keegi lastest nutab, siis see mõjutab sind väga. Ja on peas nagu siuke sireen, et midagi on väga valesti ja peab kohe mingi lahenduse leidma, aga mees on lihtsalt, las olla, küll me leiame mingi lahenduse, et kõik on hästi, aga mul on juba, mul on vaja siit ära korra, et ma ei suuda. Et nii palju mõtteid ja ma lihtsalt jooksen kokku. Ma lugesin su Instagramist, mulle väga meeldis üks sinu postitus, kõik
sul on väga ilusad pildid ja kõik on väga palju ilusaid lugusid, aga üks postitus, kus sa ütlesid seda, et ma tunnen ennast väga halvasti praegu ja et mul on olnud väga raske aeg ja et ma tahangi seda teile öelda, oli tegelikult hästi siiras ja õudselt ilus, et sa seda seal jagasid. Aitäh. Et aga kuidas sa praegu ennast tunned? Ma tunnen praegu väga hästi ja aga tõesti ma nagu see aeg mul oli väga raske ja ma tundsin, et see kindlasti oligi sünnitusjärgne depressioon või need see baby blues, mis on nagu tavaline ja ma tean seda, sest ma olen varem ka seda kogenud. Aga seekord oli nagu eriti raske, sest et väsimus oli nii suur ja see imetamise koormus kehale vaimselt ja füüsiliselt oli nii jube, et ma lihtsalt tundsin, et ma ei ole nagu seesama rõõmus, kes ma muidu olen ja ma tahtsingi nagu seda ausalt jagada, aga minu jaoks oligi see, et ma tahtsin seda jagada nii, et keegi ei pakuks abi, sest et ma ei tahtnud abi. See hetk ma teadsin, et ma saan sellest ise üle ja ma saingi, kuigi ma tean, et paljud ei saa ja kindlasti on väga palju nõustajaid olemas, kes sellega aitavad, aga ma olen siuke inimene, et mulle meeldib ise oma probleemidega hakkama saada, ükskõik kui ebatervislik see ka ei oleks. Et ja see mingi hetk lihtsalt läks üle. Et ma teadsin, et ta läheb ja ta läkski. Kas ma põgusalt ikkagi peatun ka sellel sinu haigusel, et see, et sa teismelise eas said sellise nii tõsise diagnoosi ja said sellest üle, kuidas see sind on inimesena mõjutanud või kas oskad seda niimoodi, no see on sinu elu, see oled sina, kas oskad seda kuidagi kirjeldada? No kui ma sain alguses selle diagnoosi, siis ei muutunud väga midagi, aga nagu aastate jooksul peale terveks saamist ja nii edasi, ma tunnen, et ma sain nagu palju kiiremini täiskasvanuks. Ma olen seda varem ka öelnud, et ta nagu paneb hoopis teisi asju hindama. Paneb nagu hindama pere ja sinu lähedasi, tervist, et võib-olla nendele asjadele sa nii palju ei mõtle, kui sa oled teismeline, ma ei tea, tahaks ju lihtsalt mingi kõige ägedamaid asju, aga samas kui sul on mingi väga palju kasvajaid kogu keha peale, et siis sa ei mõtle nagu nendele asjadele, vaid sa mõtled sellele, et kas su vanematel on ikka kõik hästi, kas su õdedel, vennal on kõik hästi, et kuidas nemad emotsionaalselt nagu seda üle elavad ja emana on see nagu väga palju mõjutanud just seda, et ma ei kujutaks ettegi, mis saaks, kui minu lapsel midagi juhtuks. Et see on lihtsalt nagu nii kurb on mõelda ja oma vanemate jalanõudesse ennast panna sellel hetkel, kui ma haige olin. Et ma arvan, neil oli palju raskem. Ja et see pere on ikka nagu nii oluline ja sellel hetkel ka nagu oli nii hea, et keegi oli kogu aeg juures, kogu aeg toetas ja siiamaani siis nagu on. Kas sul on siiamaani oma vanematega ja kas sul on palju õdesid vendi endal ka? Mul on 2 õde ja 1 vend. Et sa oled ise ka lasterikast perest. Ja. Kas sinu suhted sinu õdede ja vennaga ja vanematega on pärast seda haigust või lihtsalt üldse on väga lähedased? Pigem jaa. Isaga ma suhtlen rohkem ja õdedega ka. Mu vend on teismeline alles, tal on oma värgid, särgid ja arvutimängud. Aga oma vanemaega ma suhtlen väga palju, tema on mul aktiivselt lapsehoidja ka, noorem õde ka on olnud aktiivselt lapsehoidja, et jah, ma ütleks, et ma pigem suhtlen palju oma perega ja oleme nagu lähedased, võib-olla mitte nii lähedased kui mõned, et ei ole kindlasti nagu sellist iga päev helistamist, aga samas me elame kõik nii lähestikku, et ma julgeks öelda, et üldiselt ikka kord nädalas või kord 2 nädala tagant ma ikkagi näen nagu enamus perest. Kuule, Arabella, kas sinuga on olnud väga huvitav vestelda? Mul on tunne, et me peame hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama, aga kindlasti ma olen jätnud midagi väga olulist küsimata või mida sa ise tahaksid öelda või mida sa hästi oluliseks pead, kui sa mõtled oma elu peale? No võib-olla seda, et see suure perevärk ei ole kõigile, aga samas ma arvasin, et see ei ole mulle ka, aga see on täiega minu teema. et sa võib-olla nagu ei pruugi teadagi, kui palju nagu armastust sul on edasi anda.
selleks ei pea muidugi 4 last olema, võib vähem ka olla, võib rohkem ka olla, aga nagu kuidagi keegi nagu ei tea, kui palju su sees tegelikult on olemas. Et sa saad seda alles siis teada, kui sa nagu oledki selles momendis. Ja ma ei tea, kus ma jõuda tahtsin sellega, aga see on kuidagi jah, et mina mõtlesin ka, et ma ei taha omale nii palju lapsi, et ma tahan karjäärile keskenduda aga võib-olla ma olen siis nii-öelda eeskuju teistele, et kõik on võimalik, et sul on võimalik olla 4 lapse ema ja sa saad samal ajal oma ettevõtet ka teha, et üks ei takista teist ja need ei ole nagu, et sa pead ühe valima. Sa saad kõike teha, kas või korraga. No, võid erinevatel aegadel ka teha muidugi. Väga, väga ilusti öeldud. No ma arvan, et sinu elus on veel palju filme, sest et tundub, et see niimoodi läheb. Ja no mina igastahes Instagramis nüüd follow'n sind ja jälgin, mis su elus siis veel juhtuma hakkab. Mis järgmiseks? Keda sa ise jälgid Instagramis? Kas sul on keegi, kelle lugusid sa tahad vaadata? Oi, ma jälgin nii palju inimesi. Aga ei ole kedagi sellist hästi erilist? Aga ma mõtlesin, ma enne ütlesin ka, et ma väga soovitaks siia podcasti Rutt Aho, kes on siis minu onunaine, tal on ka 4 last ja ta mees, minu onu on siis ka Eesti Lasterikaste Perede Liidus ja neil on 3 tütart ja siis sündis poeg, kellel on Downi sündroom ka. Ta on sellest väga avalikult rääkinud ka oma kogemusest ja ma usun, et ta oleks väga, väga tore lisa nagu siia podcasti. Väga hea soovitus, suur aitäh sulle ja kõike ilusat. Aitäh sulle ka. Mida sa nüüd edasi lähed tegema koju? Lapsi magama panema. Mina ka. Aitäh sulle.